Nüüd palun valmis olla, naisveteranide start ja põnevus kasvab. Ja läks, start on antud, millegi pärast arvuti ei andnud praegu häälsignaali, aga vaatamata sellele kõik oli määruste pärane, nii et väike vimka siin sees, aga sellest ma usun, et ei ole midagi, kõik said kenasti minema ja siin me näeme, et Tiina kapten Tatjana Jaanson on alustanud kõige teravamalt seda võistlust, samas on väga hästi pildil ka Reti Juandi, nii nagu ka Velga Kalanska. No Velga nime teavad paljud Eesti sõudesõbrad, sest et tema on alati eestlannadega koos näiteks esindanud tiimi erinevatel võistlustel üle maailma, käivad ka Renate Linjega Eestis võistlemas ja teevad koostööd palju Ulvi Lutoškini ja ka Rita Maieriga, nii et veteranidel on välja kujunenud selline seltskond, kes siis erinevates kohtades võistlemas käib ja motivatsiooni nad sellest ammutavad. No Tiina kapten, kes on hetkel juhtimas, on olnud ka kunagi minu teada Eesti sõudekoondise liige ja paistnud silma sellega, et pürgis tippu. Nüüd on aga tulnud spordi juurde, eelkõige ka sõudmise juurde tugevalt tagasi, aga mitte vee peal sõudmise juurde, vaid ikka sisesõudmise juurde ja läbinud palju ultradistantse ja teda on ka tunnustatud päris mitmeti. Nii et on silmapaistev ergomeetri sõudja ja seda kinnitab ka hetkel tema minek, sest et just tema on hetkel juhtimas ja jälgimegi koos siit monitori pealt ka rada number 8, sest et seal just sõuabki Tiina kapten ja tema kõrval paremat kätt number 7 Reti Juandi ja number 9 Merle Lillik. Kõik on varasemalt alfavõistlusel osalenud ja nüüdki väljas. Ja sportlik tase tundub olevat kasvanud, igal juhul naisi tuleb kiita, nende sõudetehnika on väga välja peetud ja kaunis, et nii nagu profid oleks. Aga paljud neist on ka endised päris sõudjad olnud, nii et sealt see taust ka tuleb. Aga üha enam tulevad ka väljaspoolt sõudmist taustaga inimesed ja suudavad edukalt ennast sõuduergomeetritel tõestada, nii et tasub proovida. Masinad on erinevates spordiklubides saadaval ja kõige populaarsem treeningvahend vaata et spordiklubides üldse. Ja siin siis näeme, kuidas Tiina kapteni edu on visalt vaikselt kasvamas. See on Reti Juandi ees hetkel 15 meetrit ja Tiina kapten siis tundub, et on seda võistlust ka kindlalt võitmas. No tema esindab nüüd nooremate gruppi siin selles miksitussõidus. On 40 pluss veteranide seas. Vaatame, kuidas läheb Tatjana Jaansonil. Tema on seal 50 pluss arvestuses ja üldarvestuses väga kõrgel 3. kohal. Kas oma vanusegrupi liider tõepoolest, sest et hetkel teisena liikuv Reti Juandi üldarvestuse teine on siis veteranid 40 pluss vanuserühma teine. Aga Reti Juandi hoiab visalt Tiina kapteni sabast nii-öelda kinni, kuigi ega Tiina enam siit Retit lähedale ei lase. Vahe on stabiilselt püsinud ja võib-olla see on see teadmine, mis siit kaasa võtta. Nii et 3.29,0, see on suurepärane tulemus ja teda siis Tiina kaptenit saame õnnitleda alfavõidu puhul. Reti Juandi selle vanuserühma teine koht, 3.32,9, ka üldarvestuse teine. Tatjana Jaanson, naisveteranid 50 pluss vanuserühma võitja, üldarvestuse 3, 3.39,4 ja nüüd peab natukene rehkendama, kuidas läks siis 60 pluss, ei tegelikult 60 plussi ega 70 plussi polnudki. See on küll stardiprotokollis sees, aga enne just kiitsime, et oleme avanud uued klassid, aga küllap järgmisel aastal on rahvas puldis, aga kuidas siis edasi läks? Üldarvestuse 4. Anja Vehman, 3.39,7 ja Anja ka on 40 pluss arvestuses, nii et 40 pluss arvestuse 3. koht Anjale, nii et suurepärane tulemus ja aplausi väärt tulemus. Ja sealt edasi juba Vineta Lupika, 3.40,1, temal 5. positsioon ja ka Vineta on naisveteranid 40 vanuserühma parim või tähendab osaleja.